Tere sõbrad, mina olen Anne-Mai ja teie vaatate sarja Tähesäras Nõo. Me räägime siin inimestega, kes elavad Nõos, nende mälestustest, nende rõõmudest ja teie saate sarja vaadata igal pühapäeval Nõo valla koduleheküljel. Lendan siia sinna, otsin kohta, kuhu külla minna. Täna me lähme külla Alo Veenperele, sellisesse ägedasse kohta nagu Alo Crew. Tulge kaasa. Tere, Alo! No tere! Mis see on? Väga äge. Alo Crew, kuhu me oleme tulnud. Jaa. Alo, kust selline äge asi? Kui ma öelda, kus Alo Crew pärit on, siis see on ikka siit südamest tulnud, aga see nagu plakat või ütleme väike kunstiteos, taies, mis iganes, sest see on ikkagi taaskasutatud puidust tehtud. Sõbranna, õpilane, Helen. Nagu ütles, et ma teen sulle mingi sisustuselemendi saali, mingi kihvti asja. Ma mõtlesin, et võib-olla teeb mingi väikse siukse mingi asjakese on. Siis kui ta selle kohale vedas, punnis siin niimoodi, siis ma nagu, mis asi see on, nalja teed või. Siis ma sain aru, kui palju ta seda auru alla pani, et ta on nagu kätti silma ja väga lahe. Väga lahe, kohe nagu köödab pilku, kui sisse astud. Absoluutselt, tänu selliste inimestele on üldse võimalik nagu sellist asja ajada nagu maakohas, et teised mõtlevad ka kaasa ilma, et mina peaks küsima. Väga hea. Vahest. Väga hea. No nii, igal juhul me oleme nüüd jõudnud kuhu? No minu spordisaali. Mis koht see on siin? No ma katsun hästi lühidalt rääkida. Ma võiks rääkida igast kruvist, igast naelast, igast higi ja verepiisast, mis siia maha on läinud. Aga ma ei hakka siis täna. Kas seda on palju? Seda on metsikut moodi. Seda on siiamaani siis veel rohkemgi. Okei, kui sa nii küsid, ma juba alustan sellest, et kui see on valdavalt enda kätega ehitatud ise oma siis kõik vaba aeg, eks ole, mis on viimase 3 aasta jooksul siia läinud. On lõppenud niimoodi, et mul seal otsas on telling, seda tellingu pealt on see soojustus paigaldatud, viimistlus, kõik asjad on see tellingu pealt tehtud, tänamatu asi. On niimoodi olnud, et kurat, vaatad, teed siin mingit tööd tellingu pealt ja tead, higi tilgub reaalselt maha põrandale. Siis on nagu nii siuke tunne, et pagan, peab minema ära moppima selle, aga praegu ei ole aega, sest alla ronimine teeb ka aega. Ja ka verd on tilkunud niimoodi alla palju, sest ja loomulikult spordis on ka seda verd natukene teinekord juhtub, aga see kõik on seda väärt olnud. Ja siin on see poolosa, kus on meil püstivõitlustreeningud, siis võitlussport nii-öelda, punktistiilist võitluskunst, mida meie teeme, kickboxing siis, on selle poole peal tatami peal ja teine pool on siis akrobaatika pool, kus me teeme siis erinevaid elemente, võistluspatuut on seal, airbräk on seal, õhkrada. Ja siin on ridamisi väga palju huvitavaid seadmeid, mida ma seal kohe ei oska silmaga niimoodi omata. Siia saab väga huvitavaid radasid üles panna. Hunnik matte, trampette, patuut, õhkseadmeid, airbag on siin, see läheb õhku täis, patuudi ees ja nii see elu on siin. Siin saab siis hüppata ja saltosi teha ja lennata ja kukkuda. Siin saab tõesti lennata. Ma arvan, see on väheseid kohti siinpool Tartumaad, kus saab lennata aasta ringi. Väga põne. See sportpatuut on enda ehitatud, sest et originaali maailma tasemel patuuti nagu ei jõuaks nagu osta, poleks nagu otstarbekas, siis ma insenerina ehitasin ise selle patuudi, see on enda ehitatud. Ma räägin, et andeid on nii palju, et ei jõua kirja panna. No peab olema, kui tahad läbi lüüa. Et see on enda ehitatud patuut ja see on võistluspatuudi koopia, olümpiapatuudi koopia. Läks vaataks kohe lähemalt ka. No lähme vaatame. Ja selle ees on airbag,
ja airbagi saab siis teha ohutult erinevaid keerulisi maandumisi batuudilt välja. On see kott siin ja selle põhku täis. Ja nii see toimib. Nii et siin saab hüpata ja teha huvitavaid asju. Jah, siin saab õppida kõigepealt püsti hüppamisest laste puhul, kuni siis 3-kordsete saltodeni välja. Kõik saab tehtud, et see on väga oluline osa akrobaatikust batuudi. Mul tekib kohe küsimus, kas sul on olnud väga suuri vigastusi ka kogu selle õppimise käigus, mis sa ise oled teinud või siis õpetajana on ka õpilastega? On ikka jah. On ikka väga suuri. Kui oleks väga suuri, siis ma nagu Reikart ei kõnniksin täna murra. Et eks ikka tuleb ette, aga tead, et need on pigem sellised väsimusvead või hooletusvead või mingid sellised ala ja tehnoloogia mõistes ei ole tegelikult vigu kunagi tekkinud. Et see on see, kui sa hüppad üle oma varju natukene, et mõtled, et ma ei ole nii väsinud, ma proovin ikka. Ja siis väänad jala välja stiilis. Aga ei, muidu ei ole midagi hullu juhtunud. Loodan, et ei juhtu ka. Loodame. Ja peas, et õpilased ei vigastaks ennast, see on ka väga halb, kui sihukesi juhtub, et mul õnneks ei ole nagu neid juhuseid siiamaani ei olnud. Super, siis on hea treener. Võib-olla. Siin on mingid köied ja asjad ka lael, et siin saab rippuda, ronida, turnida. Need on varendujärgus, et siia saab, kuna siin on 6,5 meetrit aega, saab siia panna ka erinevaid õhuakrobaatika asju. Need on lihtsalt võimemisköied siin praegu. Jõuharjutuste jaoks. Köiel ronimist teha, liikuda, mida iganes teha. Rõngar on põhiline teema. Võimemisrõngar on oluline. Aga üldiselt saab siia üles panna igasugu julgestamise atribuute. Kui batuudil hüpata, siis saab panna vöid peale ja siis saab olla üks allujulgestajad nagu vööga julgestad hüppajat, eks ole, kes ei julge võib-olla teha mitmekordseid saltosid või vindiga saltosid. Et sellist võimalust on siin ka olemas mul ehitatud välja. Mul kohe tekib selline põnev mõte, et võiks mingit huvitavat tehnikat või võtet katsetada. Tekib. Ja tekib. Ei tea, miks. Sest koht on nii lahe ja siis nagu mõtled, et tahaks ise ka midagi põnevat proovida, et kas on midagi ägedat, mida saab teha. Ma ei tea, võime ju korraks batuudile minna näiteks hoopis. Võib-olla. Või võime kahte asjada, võime korra käia batuudile ja siis ma võin selle mõnda oma koolilööki näidata, mida me siin harjutame õpilastega. Sa ei võta kaua? Muidugi, käime batuudile ja siis võtta näiteks. Kas sa ise teed saltosi ka, jah? Ikka. No ikka. Aga siin... Sa mine peale. Sa roni peale. Alustuseks, jah. Külmast pealt üldiselt me ei tee, aga sa saad lihtsalt praegu hüpata. See on äge. Oled sa sportbatuudil varem käinud? Ei ole. See on mul esimene kord. Aga ma instrueerin sind natuke. Nii. Proovi mõttes. Nii. Pilk, silmad pane selle mati peale. Silmad on ainult seal. Ja katsu selle ruudu seest küsida. Ja väike ülesanne, kui sa hüppad üles, siis paned jalad kokku ja kui alla tuled võrgu peale, siis on jalad harki. Ja siuksed hüppad, eks see harki, kokku, harki, kokku. Aga püsid sama koha peal, silmad vaatavad siia. Juba praegu on raske. Alo, mul on sulle küsimus. Nii. Mis side sinul on Nõo vallaga ja Nõoga? Mis side? Jaa. Oi, see oleks väga pikk jutt, aga... On jah? Ma olen ju sündinud Nõos, eks ole, kasvanud Nõos, eluaeg Nõos olnud. Keskkool oli küll Ülenurme gümnaasiumis, aga muus osas ikkagi kogu aeg Nõoga seotud. Täna elan, töötan, olen siin väikest viisi kohaliku elu vedendaja, spordimaastikul siis on ja nüüd ma sain 30 aastat ikka Nõos tegevanud, et ega raske vastata, mis Nõoga seob. Kõik seob tegelikult. Väga tore. Käis läbi spordiklubi teema. Tõsi. Mis see siis täpsemalt on? Spordiklubi teema? Mind on alati kõnetanud võitluskunstid. Ütleme sellisest 3.-4. klassist peale, kui kunagi Nõo kooli tuli
huviringi korrast tuli selline karatetreener, tegi siin võib-olla mõned kuud, eks ole, ei olnud piisavalt huvilisi ja särki-värki, ajad ei klappinud, koer käsi. Tere! Siis oli nagu niimoodi, et mina olen üks väheseks, kes nagu sõelale jäi toona. Kindlasti mingi punt huvilisi oli ikka, kes seda karateed nagu õppida tahtsid. Aga ühesõnaga treener oli hea, jäin nagu sõelale, mingid sõbrad ka tekkisid toona. Siis tekkis see huvi. Siis kadus see võimalus ära, sest toona vara 2000-ndadega väga palju on võimalik võitluskunsti üldse õppida lähikonnas ja Tartumaal kui sellises mõttes üldse. Sealt tuli see pisik. Ja kui ma läksin 10. klassi keskkoolis, siis oli selline kindel visioon, et need on nagu seda jõudu ja vanust ja tarkust, et nagu iseseisvalt seda teekonda nagu alustada. Ei olnud mingit vanemlikku toetust ega võib-olla mingit sõprade punti või midagi enam vaja, vaid siuke piisavalt iseseisev indiviid on, ütleme niimoodi. No siis sealt see teekond nagu algas ja tänaseks on see, et ma pakun siis nagu seda teadmisi ja õpetust siis nagu kõigile, kes on nagu rohkem huvitatud. Väga tore. Huvilisi on palju. Ma arvan, tänavasel päeva vist ütleksid kõik, et on alati üks huvilisi rohkem mulle. Ei saa kurta tegelikult. Tööd on tehtud, ütleme, spordiklubi olen reaalselt õpetamise võtmes vedanud kuskil 10-12 aastat. Alguses küll ei olnud suured sihid, aga tänases võtmes on niimoodi, et kui alla 20 õpilas on reas, siis on minu jaoks nagu juba kehvtrenn, et ikka selline 20-30 inimest. See on täitsa okei selles kontseptsioonis, kus me siin elame. Aga õpetad noori, aga kas sa ise ka kuskil võistlustel käid ja osaled et kui aktiivne sa nagu ise oled? Ja ma mõtlesingi, et vaata, õpetanud olen nagu 10 aastat, aga tegelenud olen juba, ütleme, 15 aastat, 16 aastat. Siis esimesed 5-6 aastat oli nagu ainult enda areng ja kõik see õpetamine tuli natukene hiljem. Et enne kui ma õpetama hakkasin, olin juba 2 korda Eesti meistriks suutnud tulla 16-aastasena meesteklassis nagu Eesti meistrivõistluse teiseks tulla hõbemedalile, endast vanemaid ja kogenemaid võita, tänu tugeval trennile muidugi. See tekitas siukest nagu sellist nagu kirge ja erilist nagu soovi huvi nagu edasi teha. Ja lühidalt öeldes siis tänases mõistes on nagu 5. mees Euroopas ja 5. mees maailmas. et selles mõttes, et see MM-i maailmameistri tiitli kohale võistelda ja proovida, ega sellest ei osanud juba unistada ega alguses. Või mõned võib-olla bravuuritsevad, et ma tulen kunagi kellekski või kuskil või midagi. Selles mõttes ma olin nagu tagasihoidlik, aga 3 aastat tagasi tekkis see nägemus, et ma võiksin jõuda sinna liigasse. Ja siis ülemöödunud aasta olid Euroopakad, eelmine aasta olid, ülemöödunud aasta Euroopa meistrivõistluste 5. koht, üle-eelmine aasta MM 5. koht, napilt jäi medalikolmikust välja väga napilt. Ja ma arvan, tuleb veel eelkord minna, teha ikkagi medal ka ära tuua. Õige. Ikka edasi. Ikka edasi, täpselt. Väga tore. Nii tore, et Nõos on sellised tähed. Mis on sinu mälestus Nõoga, kui me nüüd hakkame mõtlema sellist esimest kõige eredamat mälestust? Mis see olla võiks või mis pähe tuleb? Ma ei saa öelda, et kui nüüd sünnitusmäest kohale toodi, eks ole, esimene mälestus. Kuigi mul on 2-aastasest elueast on mälestusi. Mänguväljak, kivipaneelmajade vahel. Reaalselt, ma mäletan, kuidas need asetsid, kuidas kuskil pesu riputati, kus oli laste kiigud, eks ole. Aastast 92, eks ole. Mul on paar mälupilti sellest. Ja kuidas Nõo Kaaralil oli vaade mul kivi 1 korterelamu 4. korruse aknast. Esimesed mälestused, siiamaani olemas siin vaata. Aga ma ei tea, eks ta kooliajaga seoses ikkagi valdavalt see, et Nõo kool, Nõo põhikool ja edasi Kaarel, mis tänu isale nagu olema sai kunagi. Sporditegevus Nõos, sõbrad Nõos, Lukke park tänases mõistes. Jaa, tahtsingi küsida, et kus me oleme? Mis koht see selline on ja miks me siin oleme? Ja küsimus, miks me siin oleme? Kutsuti, et võimalust rääkida mineviku mälestusest, et neid kohti 10 ju Nõo vallas, eks ole.
väga meelepärane koht on Tõraveere näiteks, mu sõber oli Tõraveere observatoorium, kõik see ümbrus oli hästi huvitav tehnika poistele. Väga meeldis, sõitsime võrride mopeedidega ringi mööda valda. Kõik see aeg, aga ma ei tea, Lukepargi need lõvid ja kunagi oli siin ka Kiik aastal 2000, ma mäletan, poistekoori siukene koolilõpupidu oli ja siin oli külakiik ja suur võimas, siuke massiivne kiik, enam ei ole, ma ei tea, kunagi see lagunes ära, ei tehtud enam korda ja külakiigel sai kiigutud aastal 2000, ma olin 10-aastane ja siis kuidagi see, need võimsad mõisaaegsed lõvid seal ja see külakiigel kiikumine ja kuidagi kihtid puud ja tehti ju jaanitult, tehti siin mingil määral ja kuidagi selline nostalgiline mälestus. Mul käis läbi sõna poistekoor, kas sa ise laulsid ka? Ärme sinna lähe. Aga tegelikult... Ei, ma laulsin, kaks aastat laulsin. Väga hea küsimus tegelikult tuli praegu meelde, kui Andri küsis, et mida sa veel mäletad nagu varasest kooliajast või minevikust mingi kohtas. Tegelikult Nõo kirik ka ja seal sai lauldud, poistekooris sai lauldud, aga laulda ei oskanud, aga kuskil ära paigutati, et mingit häält ma laulsin ja ikkagi lasti laulma selles mõttes, et pandi laulma ja siis Nõo kirikust on kõrjadad mälestused. Aga ma laulsin ainult selline poistekoori 4., 5., 6. klass. Laulupeole käisime ka. No võt. No ju ikka natuke oskasin. Ju ikka oskasid. Mingi hääl ikka pidi välja tulema. Tõsi. Aga nii tore, et täna sai just see koht välja valitud, sest ilm on selline mõnus, päikseline. Ja kas, kui nüüd veel Nõo peale mõelda, kas siin on midagi, mis sina muudaksid või teeksid teisiti või midagi, mis võiks veel olemas olla, et veel ägedam oleks? See on tegelikult, ma arvan, selline praeguse kriisi ja hea küsimus igale ühele kodutööna välja mõelda, et meil on praegu rohkem aega ja võimalik mõelda ühiskondlikele probleemidele ja kodukoha muredele ja väga lahendusi otsida nendele, mitte ainult kiruda, et võiks too paremini olla. Ma ei ole veel seda mõelnud nii palju, ma olen seal oma selle spordiklubiga nii palju ametis, et seda spordiklubi ja seda väikest spordikompleksi seal nagu käima vedada. Et selles mõttes mina oma panust nagu valda ja inimestesse juba nagu siin kindlasti aastaid juba annan. Ja ma proovin iga aasta nagu järjest rohkem ära teha. Et oleks rohkem tugevaid õpilasi, oleks ka nendel spordis mingid tulemusi ka võistlustel ette näidata. Sest huvilisi on ja nad tahavad sellega tegeleda. Ja pakkuda rohkem nagu sportimistingimusi ja rohkem aegu, võimalusi selleks, eks, et ma suudan nagu teenindada ka mingit rahvast erinevaid eagruppe. Et see on see, millega mina nagu tegelen, kus ma oskan nagu kaasa rääkida ja ma arvan, mul ei lihtsalt energiat väga palju, millest muudest valdkondadest nagu jääda rääkima või kaasa mõtlema nii palju. Et spordi koha pealt kindlasti oleks rohkem toetust vaja, et nagu vallalt ja riigilt ja EOK-lt kui selliselt üldse võitluskunstidesse ja akrobaatika, millega ma tegelen. Et selles valdkonnas see on inimestel nii oluline rekreatiivses ja tervise mõistes. Et siia oleks nagu vaja rohkem kaasamõtleid, rohkem toetusi ja erinevaid väljundeid. See on minu vastus küsimusele. Täna olime külas Alo Veenperel ja kuhu läheme järgmine kord, seda näete siis.